We are on in 7, 6, 9, 4, 3, 2. Tere hommikust! Tere tulemast teise päeva! Täna on meil Captain America outfit koos selle launchplay kotiga. Mul oleks hommikul natukene liiga kaua aega nende kahe rulli peale, aga see on okei. Lumi on maas, ma ei olnud sellega arvestanud, äkki ma peaks kindlad võtma. Ma arvasin, et täna läheb soojemaks ja nüüd tuli lumi maha. Seega nüüd ma lähen vist esimese asjana poodi ja ostan omale need karvased klapid, et ma ära ei külmuks. Kuigi ma mõtlesin, et niimoodi ma saaksin ka kõrvad siia peale panna, aga see sall ei ole nüüd nii paks ka. Miks ma? Okei, kus meil park on? Miks ma siin majade vahel ekslen? Ma üritan loogiliselt mõelda suuna peale, et kui McQueeni asjad on kõige lähemal, yes! Maitu hooned on kõige lähemal minu arust, sest et mina olen McQueeni omas. Ehk siis ma liigun õiges suunas, pluss ma näen juba Hotel Cheyenne'i maju. Tänane päevaplaan oleks parimal juhul teha Captain Americat. Tahaks ühe korra vähemalt veel see lämblikmehe sõidu läbi teha. Võib-olla ma õhtul vahetan parki, aga ma ei ole veel otsustanud. Ma ei ole seda kunagi varem teinud, ma alati mõtlen, et ma täna teen. Siis ma ei tee kunagi, sest et ma ikka leian seal midagi teha muud. Või täna on lumi maas ja nii ilus ilm on. Eile seda tohutult vihma. Ma mõtlesin, et täna läheb nagu soojemaks. Nope. See on täiega nunni, võtan selle. Esimene sõit. Ämlik mees. Alright, so come on, we went direct through, we saw. Oh, we couldn't come around that way. This is a roller coaster. No, we couldn't come around that way. Oh, 2 seconds of it. Neil, you know, omelet? Too simple. Hi! The food is for them, not you! Hey! Thanks for coming, everyone! Vous serez toujours les bienvenus chez Rémi. À bientôt et bon appétit! Emilio! Siis ma panin ennast tasuja järjekorda, aga sa ei tea kunagi, kelle sa saad. Ja ma sain trummipäreen Musta Pantri. Okei, ausalt, ma lootsin Captain Americat, aga Must Pantri oli ka väga äge. Väike fit check. Ma ei ole kunagi varem pinsmoppinud. Pariisis ei ole ka nii palju neid töötajaid customeraid, kellel oleksid need paelad kaelas. Ja siis ma leidsin ühe ja ta ütles, et tal on nagu 3 tükki on sellised, mis tal nagu nende nähtavad. Nendest ma valisin selle Mickey, kes on nii nunnu. Teise oli siuke nagu mystery, et ta nagu, ma nägin enam-vähem tagant nagu veidi kuju ja see oli kõik. Siis ma võtsin selle kõik alumise. See oli saatus. Yes! Yes! So we have the winner of our big drawing. No, like I don't.
siis ma nägin Vapsikut, ütles, et ma olen väga tark, sellepärast et ma ütlesin, et ta on mu lemmik naissuperkangelane. Ja muidugi oli 2 sammu hiljem ämblikmees katusel. Yeah, he is. You're my favorite one, actually. Oh, It makes sense. Makes You're sense. the better I agree. Odyssean brother. yes. Should we take a portrait together so you Yes. can show it to everyone? Of course. They're gonna get Thank jealous. you. Thank you. See you soon, human. Õnneks me peatusime just Pim's Kitcheni ees, sest et mul oli seal laua broneering. Ja ma ei olnud kunagi varem broneerinud lauda ette Disneylandis, sest et ma ei lihtsalt söönud teistes söögikohtades. Aga ma olen nii õnnelik, et ma seda tegin sellepärast, et selle mingi 45 € eest ma pole elu sees nii palju süüa näinud. Ma tundsin ennast nagu mingi väike nõukaaegne laps, kes näeb esimest korda välismaad ja esimest korda, ma ei tea, Rootsi lauda. Ma ei ole elu sees nii palju süüa näinud. Ma isegi ei jõudnud kõike proovida, isegi mitte magusast. Ma ei jõudnud isegi Red Velveti kooki proovida, see on mu kõige lemmikum kook üldse, sest et mul lihtsalt oli kõht nii täis. Ja kõik on nii teemakohane, sul on kõik toidukast nii suured või nii väiksed. Sul on sinine kaste, miniburger, hiigelsalat, peenikesed, ülipeenikesed friikartulid, nagu kõike, liha, kana, kala, isegi vesi on katseklaasis, see kõik oli nii seda väärt. Kui ma näen lume või natukenegi härmata seal lossi, siis ma võib-olla hakkan nutma, aga ma ei ole veel otsustanud. Ma läksin Buzz Lightyeari peale täpselt sel hetkel, kui paraad oli alanud. Ja ma käisin päriselt seal 4 korda järjest, sest et seal lihtsalt oli mingi 5 minuti ooteaeg. Ja ma tahtsin oma punktiskoori üle teha ja pilte saada. Sworn enemy of the Galactic Alliance, the evil Emperor Zurg. Please face forward and sit down. Tegelikult õhtuti on Disney parkides suhteliselt pime, eriti Disneyland parkis, just siin nagu piraatide ja selle Adventurelandi alal. Justkui võiks nagu valgem olla, aga sa näed nii palju paremini igasuguseid väikseid valgusefekte, mis neil on. Nagu see puu, mis lihtsalt sätendab pimedas. See on nii äge ja see ei jää kaamera peale ka, aga sa lihtsalt näed seda päris ilus ja see on nii ilus. Ja täpselt kuuga paistab su üleval. Käisin vahepeal Kariibimeere piraatidel ja Phantom Manoril. Ja need on mõlemad täpselt sellised veits pimedad sõidud, mida ei ole väga hea filmida. Aga need on nii toredad. Ja see on Big Thunder Mountain, sinna ma ei lähe. Ilmselt mitte kunagi. Päris libe on tegelikult kaus olla. Aga umbes pool tundi on veel jäänud, siis pannakse park kinni. Seega ma hakkan liikuma vist juba lossi juurde. Sest et kõik see lossi ümbrus juba vaikselt pannakse kinni. Ja siis, kui park pannakse kinni, hakkab see tulesshow päriselt. Ja siis see kestab mingi 10–20 minutit oleneb. Seega, Ja Phantom Manor ei oleks muidu üldse selline sõit, kus mulle meeldiks, sest et see on kogu aeg veidike pimedas, vahepeal täiesti pimedas. Ja see on kummitusmaja, mulle ei meeldi väga mingid filmsed asjad. Aga kuna ta on täpselt sama põhimõttega, nagu on see originaal väikse Verinitsa sõit, ehk siis sa istu korrad toolikestes ja need toolikesed sõidavad nagu reas. Seal ei ole mitte ühtegi jõnksu ja te kõik liigute kogu aeg sellel samal kiirusel. Ja siis esiteks see juba veits rahustab maha. Ja teiseks, esimene kord, kui ma seda sõitsin, siis ma tegin seda koos mu sõbrannaga ja siis me terve aja tegime kõige üle nalja nagu oi, kui kaunis tapeet, kui kusagil mingi kriuksub ja mingi see klaver, mis mängib ilma pianistita. Lihtsalt nagu teeb mingisuguseid sarkastilisi nalju. Ma täna sõitsin üksi öösel, pimedal ajal, siis see tegelikult on päris lõbus. Okei, see peata härrasmees on natuke hirmus, aga ta ei ole nagu,
ma saan ikkagi magada, ma loodan. Kusjuures, kui eile oli kohutav ilm ja inimesi tohutult palju, siis täna on lumi maas, ilus, no nüüd on juba natuke ära sulanud ja päris jäine. Aga tegelikult on ülivähe inimesi. Ma kõndisin Phantom Manorile põhimõtteliselt otse peale. Kariklimani piraatidel ma ootasin ka vist mingi 10 minutit. Ja need on nagu ikka väga populaarsed.
naersin väga, aga seda oli ette oodata. Jalad on täiesti surnud, aga see on okei. Ma nutsin kõvasti ja see on ka okei, sest et ma lihtsalt olen emotsionaalne inimene ja nutsin, sest see oli ilus, mitte et see oli kurb. Sest et ma näen seda lossi homme ka, aga kuidagi iga kord, kui sa seda näed, see on selline moment. Kell on 8:30, ametlikult pandi parkini kell 8, aga tegelikult see viimane valgusshow hakkabki täpselt kell 8 ja see kestab siuke 15-20 minutit, 20 minutit pigem. Ja ma nagu natukene ootasin ka, et see kõik see suur mass ära läheks, kes jooksevad rongi peale. Ja ma olen tagasi hotelli poole. Kui kenad Anna saapad, kui nad vaid teeksid minu suurust. Non, il est trop beau celui-là. Ma käisin siin viimati pool aastat tagasi augustis ja siis ma nägin, neil oli Euro Disney, sest et alguses oli Disneyland Pariisi nimi Euro Disney. Selline bänner, sest et neil oli eraldi siuke 90-ndate kollektsioon, 92 Disneyland avati, siis kogu selle teemaline ja need kõik asjad olid sooduks, need olid minust 30%. Ma vaatasin seda bännerit ja mõtlesin, et okei, mida ma teen sellega, ma ei osta seda. Ma pool aastat kahetsesin seda. Ja siis nüüd, ma olen kõik poed läbi otsinud, seda ei ole mitte kusagil. Kõige viimases poes, kuhu ma täna vaatasin, no ma ei tea, äkki ma olen veel kuhugi, ma leian selle ja see on miinus 50%. Ja nüüd ma sain selle. See oli peaaegu üks põhjustest, miks ma tahtsin väga tagasi tulla. Kell on 9:10. Ma olen täna miljon sammu teinud. Mul ei ole sammu lugerit, aga ma olen täna miljon sammu teinud.